Opa. Käib juba. Oi, mis auto siin on aetud etteplaanile. Karl, lehvita sealt alt rahvale. Mina siin. No nii, kas see surve, mis sul avaldatud on siin igal pool, on lõpus kohale jõudnud? No ma ei tea, jah, päris hullult surutakse igast otsast. Juba nagu natuke helna. Oota, ma ei saa niipidi filmida, siin hakkab jälle väristama. Võta see supsi kiirelt alt ära. Väga hea. Mis plaanis on täna? Ui, kurat. Oho, mine pekki, noh. Hakkab pihta. All ühtegi loiku ei ole. Kuule, mitu kuud ta seisnud on juba? Oh, ma ei tea, mitu ikka. Ühtegi loiku all ei ole, on ju? Mitte midagi ei ole. Ulme, on ju? Täiesti puhas, idekas. Aga plaan siis selline hetkel Mersuga. Fuck, ma ei saa ikka siit poolt filmida, oota, ma olen teisel poole. Võtte kokku ennast. Et plaan siis selline, keerame aknad ülesse ja lähme siis välja pessu või? Ja laseme rehvid õhku täis ja peseme selle suure seismistolmu maha ja siis tegelikult on tänane põhimissioon on siis see pill siin või? Tahaks käima panna selle. See siit vist, see on pump on ja on küll jah. See tuleb maha ja läheb siis see diiselmekini õige asi peale või? Yeah. Ja proovime, kas teeb pauku ka või? Pauku? No, käima minna lihtsalt. Noh, kas silindri peal tuleb plahvatus või mitte? Kuule, aga tolm on küll päris rets juba siin peal. Paneme siis aku peale või? Ma ei tea, kas julgeb akut peale panna. No, ma arvan, et julgeb. Vaata, ega siin nagu, ma kiiresti vaatasin, ega siin väga palju lahtisi otsi ei ole nagu. See suhtes, et siin olid mingisugused, kuskil ma ühte nägin, kuhu peaks teebi peal tõmbama. No mingi siuke ots on, on ju. Okay. Siia tõmbame teebi peale ja... Ega muud ei olegi vist. Salongis. Üks aken on kinni juba. Ja salongis ka midagi hullu ei ole, et tegelikult vist võib aku peale panna. Kuule, Karl, kas käigu võtsid ikka välja või? Oota. Tead, sellega on üks probleem. Nii? Kes seda enam mäletab, kust need aknad üldse üles käisid? Oi, fuck. Siin ei ole ju siin ei ole ukse küljes ju need lülitid ju. Mul läks see täiesti meelest ära. Aga kus meil see keskkonsool üldse on? Pagassis ei ole või? Ma ei mäleta mitte midagi enam. No see on see, noh. Okei. Oi, siin on päris palju asju. Huvitav. Mis siin on? Aha, okei. Nii. Kurat, täiesti. Lumelabides on veel. Kas siin see ballast on ka? Näe, kivid on ka veel sellest ajast saadik siin. Kui me jääre all käisime. Seda ongi meil vaja. Ei, mis asja? Ei, seda meil ei ole üldse vaja. Meil see asi on salongis, mida meil vaja on. Okei. No aga otsime üles selle asja ja siis laseme akna üles ja välja ja siis paneme uuesti kaamera käima või? Näe. Ei, kurat, mis asja? Noh. Ma mõtlesin, et on siin selle küljes, aga siin ka ei ole. Tere. Kuskil peab olema, ega midagi ära ei visanud. Kuskil peab olema, jah. Ma arvan, et ikkagi pagassis on. Lihtsamaks võib-olla need aknad vända peal ümber teha. No jah, see on ju reiskaar nii-öelda. Tuleviku tarbeks. Jah, kuule siin küll taga midagi lekib. Mingi leke on siin kuskilt tulnud, aga see vist pole oluline hetkel. See on mingi käigukast. Jah, ja siin ka ei ole. Ühesõnaga otsime nupud üles ja siis laseme akna üles ja ajame välja või? Jah, Tavai. Nii lihtne ongi. Eits ka imet. Päris tolmune on teine. Pole päevavalgust näinud päris pikalt või? Jah, kas paneme mingit kiuni asju proovime või? Proovime. Äkki vahuga või? Noh, aga Mersu on väljas. Eest on ju põhimõtteliselt nagu kupee oli üleilmises videos. Siia peaaegu, et läheb pea vahele, paras jagu. Aga mis siis ikka, peseme Mersu puhtaks selle seismistolmu maha, siis ma arvan, et kas me teeme väljas või? Ma ei tea, vaat, mootorit teeb toas vast. Mootorit teeb toas, aga ilus ilm on nii-öelda, et väljas võib-olla, kui õnnestub, siis käima panna või? Käima võiks õues panna, jah, muidu meil on musta suitsu täis. Tulevad head Mersu ajad meelde, kui me käisime jääre ajal veel sellega. Kuule, vist jäi vett kood peale siia, jah? Tundub küll, vesi voolab maru lihtsalt maana. Juba hästi töötab. Veel 6 kuud hiljem. Jah. No nii, ja töö võib alata või? Juba käib. Juba käib? Ei või alata, vaid juba käib. Pill on puhas. Jätsime välja kuivama, et natuke see põhku seal. Tuuldub veidikene. Ja nüüd siis, mis sa teed? Rihmamaa või? Ma võtsin rihma ära ja võtsin siit veepumba selle ratta ja visko ratta võtsin ära. Okei, no viskot vist niikuinii tule, on ju? Et tuleb elektriventsu võtta ikka, õige värk. Jah, siit on vaja näha seda kuradi asendit. Ja. Ja siis paned nulli või praegu, enne kui maha võtan pumba või? Jah. Või noh, tegelikult on vist seal pumba peal on 8–10 after teed top center. Ja, okei. Aga ma vaatasin, et ega sa vaatasid ühe video YouTube'is, nii et põhimõtteliselt võib öelda, et sa oled spetsialist.
ma vaatasin tegelikult vaatasin 2. Okei, no nüüd see ei ole, ilmselgelt siis oled spetsialist juba valmis. Ohoh, milline on kraadik kohe peal või? Jaa. See teema, ei ole vaja siin mingi higistada mingisuguste veidrate märkidega, et ei saa aru, kas mootor on märgis või ei ole. Jah, no siit saab täpselt kraadi järgi panna. Ideaalne ju. Paneme 9 või? Noh. Läks palju. Uuesti tulema rahulikult. Peaks sulle suurema võtma. Jah, rohkem jõuõlga. Sellega saab rahulikumalt natuke. Selle, mis ma juba banaaniks määrasin. No nüüd on vist hea küll või? Tuleb juba. Kümme. Nüüd see on 10 on ikka. 9. Väga hea. Nii, nüüd peaks vaatama ka, et see sisselaske klapp oleks kinni siin ees. Nii. Et ei oleks lahti või kuradi. Keegi mingi staffi ette viskab. Head vennad, keegi on mingi jurri sisse toppinud sinna. Ja. Hea kätt saada seda. Tark pead, Teivist ei pisend. Mootor mingi kräppi täisnud. Puub läbi ilusti. Siin on pimedus, mitte midagi ei näe. Mitte midagi ei näe või? Mitte midagi ei näe. Kas ma toon valgust natuke? Too valgust. Ikka on pimedus, kaamera peal ei näe mitte kellagi. Ühesõnaga, klapp on kinni. Ehk siis õige või? Võiks olla õiges kohas. Idekas. Ja nüüd? Pump maha võtta, siit tuleb see gaas maha võtta. Vaatame, kuidas see käib. See tuleb nüüd lahti võtta kogu see rihma pingutusmehhanism siin. Siis tuleb see gaas maha. Siin peaks olema see vaakumipump veel. See tuleb koos selle kaanega ja siin taga peaks olema üks ratas, kus on siis nuutidega sees see. Vot, ega ma rohkem ei teagi. No aga siis võtame kaane maha ja paneme uuesti kaamera käima. Tähtis moment on kätte jõudnud. Vana pump tuli maha. Aga see tundub ka täitsa. See saab ka asja veel või see läheb nüüd varuosad riiulisse või? Ma ei tea, mis sellest saab. See ju töötab ainult ajuga sellest. Ega väga suurt midagi teha ei ole meil. Kas me aju võtsime ka maha sellel luksedaanil või ei võtnud või? Võtsime küll, jah. No selle saab vist komplektina maha müüa kunagi või? Või kui kellelegi? Ei tea. Aga las see on nüüd ajalugu ja nüüd pöörame pilgud siia poole. Tegelikult vist pean siit veel võtma kütusepumba esialgu. Et pärast ilmselt niikuinii siia tuleb see blanking plate ette, kui tulevad elektrilised need kütusepumbad. Okei. Pärast siis paaki tuleb elektriline pump, mis siis on etteandepump sellele kõrgsurvepumbale, jah? Jah. Praegu on see nii-öelda. Aga see, mis on lihtsalt nagu mingi siuke lahja liftpump siis või? Ta jääb vist laiaks nagu lõpuks, et ta ei ole mõeldud päris. Mersu nii kaugel ei mõelnud ette. Ja, et siit hakkab mingi vend 600 heppa välja pigistama. Jah, nad muus osas nagu mõtlesid, aga selles osas jätsid natuke asja unarusse. Aga see peaks suht lihtne olema siit. 2 seda lahti siit ja teiselt poolt on täpselt sama. Ja pump, kuidas üleüldiselt käis siis? Suht lihtsalt või? Nii nagu sa näitasid või? Jah, põhimõtteliselt siit enam-vähem paika, mis sa tahad. Tegelikult on see, et võiks pumba selle otsa enne lahti teha. See on tagurpidi keermega siis ja siis näpuga kinni tagasi keerata, siis panna paika endale ajastus. Meil jäi see ilusti paika. Siia vahele väike kummilutt, et hammasratas ära ei liiguks. Ja. Siis selleks, et veenduda, et õiges kohas ollakse asjaga, võib siit külje pealt selle korgi maha võtta. Mis see kork näitab? Vaatan, kas on natuke vale mõõta, kus mul on see või? Kuule, aga siin on nüüd diisli tundma õppimine 101 või? Jah, kus siit sisse vaatad, siin on siuke, mida just näha on. Nii, seal on üks siuke naga nagu. Midagi on siin näha tõesti, jah? Jah, et see naga peab näha olema, siis on pump õiges kohas. Mis see tähendab õiges kohas, nagu nullis või? Õigesti ajastatud, jah. Okei. Nagu siis ta pritsib õigesse kohta. Siit vist mingit ühendus, ma ei ole 100% kindel, kas me täna saame üldse käima panna. Sellepärast, et see ühendus vist kaob ära. No ma arvan, kindel ei ole, ühesõnaga siin mingit voljat ei lähe vaja enam. No ma arvan, paneme peale ära ja siis vaatame, mis siin toimuma hakkab. Et tahaks ikka pauku ja mürtsu kuulda. Või tahaks küll, jah. Ma panin juba vahepeal, panin starteriga külge vahepeal juba. Sööd asjadest ees natuke. Ei leidnud õiget polti ka selle jaoks siis, aga ma panin praegu ajutiselt külge, et... Vaatasid, et käib ilusti vastu ooratest, jah? No ei käinud. Ikka siin kerge vahe jäi vahele, et mul oli polti natuke liiga pikk, aga siin on see paisumisvahe on vahel olemas. Ma arvan, et võiks ju. Okei, ma jätkan. Ja tähtsates hetkedes kõige tähtsam hetk on saabunud. Ja, see väike kütusepump sai ümber tõstetud. See oli see, mis siin külje peal oli, on ju? See. Just.
ja uus O-ring sisse pandud siia. Ja nii võiks olla plug and play või? Vaatasin, et pump on ka enam-vähem õiges kohas, et siin pärast saab sellega, natuke saab seda ajastust mängida veel. Aha. Siin on üks regullimisse Okei. kruvi, aga lükkame ta sisse ära ja siis... No nii, ma võin neid eemal veits või? On midagi näha? On, midagi tuleb siit. Ja nii lihtne oligi või? Ta päris paigas veel ei ole vist. Ei ole, mingi väike Pean vahe veel. vaatama, kas see läks õigesti. Ta ei ole hambas ka veel. No ütlen ausalt, ei tundu midagi keerukat tulevat nagu. Suht lihtne mootor. No. Traktor ju? Jah. Kuule, aga tegelikult ma mõtlesin, et kuni sa tööd teed siin, siis ma ei tea, kas sa saad tööd teha ja rääkida samal ajal või? No räägi. Et Mõttest. tegelikult meil on siin vahepeal väga palju uusi follower'e tekkinud ju. Et äkki kõik ei teagi sinu Meersu projektist midagi. Meenutame natukene või? No võib juhtuda küll jah, et ei tea. Ma ei nii kuhugi. Jah. Nii. Siis on see... Siuke pill, millega me käisime tegelikult jäärajal. Ja seal oli siis 4-silkuline bensukas oli peal automaatkastiga. See seal jah, taga. See, mis seal taga on nüüd väsinud seal, selle peal. Just, see seal. Ja sinu plaan on siis swappida sinna asemele siis OM606, mille me tõstsime maha Luxedaani pealt, ühe teise Meersu pealt ühesõnaga. Ja siia külge hetkel siis sa aretad diiselmekkeni manuaalset pumpa, on ju? Diiselmekkeni mehaanilist pumpa, jah. Et siin ei ole muud vaja kui ainult kütust. No. Ja sellega siis, kui kõik läheb hästi, siis jõuab see aasta veel jõuab natuke ketsi teha ja äkki siis järgmine aasta street klassi siis driftist osa võtta või? Jah, täpselt nii ongi plaanis. Ja ma arvan, tead päris hästi. Ja ma arvan, et siis meil kalender läheb üsna tihedaks järgmine aasta või? Järgmine aasta tuleb väga tihe, jah. Et siin põhimõtteliselt mul tundub, et meil on mõistlik vist käia Poolas ja see treilerik ära osta endale. No. Tundub küll sedasi. Et see rentimine ei ole vist väga järjepidev teema enam. No. See ei ole jätkusuutlik. Jätkusuutlik, just täpselt. Vot nii, et see aasta oli siukene, plaan oli palju asju teha, aga ütleme nii, et isegi nende väheste asjadega, kus me käisime siis see jäi ära, see jäi ära, see jäi ära, see jäi ära, siin Edral käisime, siis käisime Speedestil ja käisime Miilil ja ütleme niimoodi, et kui need 2 üritust oleks siin vahepeal olnud, siis ega oleks ikka nagu über fucking kiire olnud. Tihe oleks olnud, jah. Jah, no ma tahaks öelda, et see oli lihtsalt siukene õppeaasta kupeel, et me vahetasime järjest juppe ja ega järgmine aasta meid juppe enam vahetama ei hakka nagu. Kõike, no, läheb. Need silladetaile ma mõtlen ja vedrustust ja nii edasi, ega me ei hakka neid uuesti veel mingi 3. asja veel ümber tegema. No. Et ma arvan, see 9.9 on selle autos sees ja... Sa juba sööd oma sõnu ju. Mis mõttes? Vedrut tuleb ikka ümber vahetada. No, vedrut tuleb ümber vahetada, aga see vist ei hooma niimoodi, et me ei pea kuradi hakkama silda sealt ära võtma. Ma usun, et me saame selle ikka suht kergelt tehtud. Ülevalt topmalt lahti ja... Loodame. Vot nii. Mul on praegu mingi komplikatsioonid siin. Ei saa. Ei saa paika või? Ta ei lähe hambasse. No. Saame kuidagi aidata või ma filmin edasi sinu struggle'it? Sa lihtsalt filmi. Tavai. Ma ei saagi aru, kas ta oli hambas või ta ei olnud hambas nagu. Siin nagu... Ei tea. Ei oska kaasa rääkida siin seda ausalt öelda. Tundub, et vist ikka oli. No anname andeks, esimene kord teed vist seda või? Ei ole tõesti varem ette tulnud sükst asja. Aga mis sa ütlesid, siin mingi kütsivoolikud on vaja ära plänkida, et ei saa käima panna või? Või kuidas tundus praegu? Siin on banjot vaja, jah. Ahaa, meil vist... Aga meil võib-olla on, vaatame. Okei. Võib-olla saab midagi korraldada. Ma istun siia siis nii kaua, kui sa struggle'id. Siin on hea filmimisnurk. Nii. See suhtes OM on siuke uskumatu mootor, kõik asjad on nii lihtsaks tehtud. Kuule jah, ega siin tõesti midagi väga keerukat nagu ei paista olevat. Ja kes siis ei tea, siis OM-ist on ju veel erinevaid versioone, et on olemas sul siis veel 605, mis on siis 5-silindriline või? Ja siis on 604 olemas, mis on 4-silindriline. Ma ei tea, kas ta oli 604 või? Ma ei tea, ma ei mäleta ka. Midagi sükest. No ühesõnaga jah, on olemas täpselt ühesugused mootorid, 6, 5 ja siis 4-silindrilised. Jah, ja siis on võetud sama mootor, et kui siin on 6 nagu nii-öelda pütti paistab, siis siit on 1 ära võetud ja 2 ära võetud. Ja nii lihtne ongi. Muud mitte midagi. Aga need teised väga palju jõudu vist ei saa. No 605 on ka üsna populaarne tegelikult. 5-silindriline, sulle midagi. Ma just tahtsin öelda, et kurat, sa oleks ikka võinud 5-silindrise võtta, siis me oleksime 5-silindri pillidega garaažina. Ja siis ta ei oleks 3 liitrit olnud.
Seda küll, jah. 2,5. Ei, 3 liitrit on ikka, mida rohkem, ma arvan, et driftis, mida rohkem kubatuuri sul on, seda parem on, noh. Saab selle kuradi turbo nii kiiresti käima tõmmata kui võimalik, noh. 6 silindrit on 6 silindrit, seda 6 silindrit ära ikka ei asenda selle mingisuguse suurema turboga, noh. Et pole midagi teha. Mida rohkem sul kubatuuri on, seda parem on, et mulgi on siin tegelikult seda kubatuuri üsna vähe, noh. Ja strokerina oleks see pill palju parem. No, alati on võimalus teha strokeriks. On võimalus teha jah, aga see tähendab juba siis kuradi terve alumise otsa ümber tegemist ja noh, õige stroker oleks diisliploki peale, nii et ma seda keto strokerit väga pole mõtet teha. Ei, no ikka diisla peale. Diislis peitub jõud, nagu öeldaks. Ja... Või siis diisliplokis või? Diisliplokis peitub jõud siin korral. Kuule, aga vist läheb paika. Väga hea. Nii lihtne oligi. No aga siis on see tähtis hetk on filmitud ja paneme siis uuesti kaamera käima, kui jälle midagi põnevat on praegu. Praegu vist on poltide kontroll, ajastuse kontroll. Ajastus jah, paika ja kaaned igale poole peale ja siis vaatame, mis me nende kütsivolikutega teha saame. Et see oleks ikka hea lõpp selle videole, kui ma ikka kuulaks korra selle häält ka. Tahaks isegi. Pole juba nii... Selle mood, vaata, Mersu häält üldiselt oleme kuulnud ikka, selle mootori häält pole peaaegu aastaga kuulnud. Ja ikka väga pikalt ei ole. Ja. Siin peaks varsti, siis kui auto peal saab, peaks õlivahetus ka värgid ära tegema. Peaks kõik filtrid ära vahetama ja värskendus kuuri tegema. Värvime üle ja... Mis värvi läheb siis? Ma ei tea, mõtlesin, et võib-olla teeks mingi taolise, nagu see siin on. Mingi süke hall, terve mootor üle. Sa mõtled nagu see gaas või? Jah. No. Et siin on natuke kellegi hõbedas ka peale läinud, aga üldiselt see, mis see originaal kaarnetool on. No näiteks. Sellega kogu mootor üle tõmmata. Siis oleks veel vinge, kui saaks kenekad ja kõik asjad ilusaks teha, et siin kergelt oksudatsiooni on tekkinud juba. Et siin taga on ka, minu mõelest, kui ma ei eksi, siis taga ennem seda sükest nii hullu roostet siin ei olnud või? Kui ta seisma jäi? Ja oli ikka. Oli või? Jah. Okei, siis ma mäletan valesti. Sul on jah fake memory. Tundub nii. Muru no oli, kunagi oli muru rohelist. Oli. Hääl oli vingem selle pillile. Kurat, hääl oli tal küll vinge. No sellel oli see, et tal oli ju kuradi katt oli ära lõigatud viimase hetkel veel. Aga ma arvan, et paneme selle video siis alla descriptionisse äkki need eelmised videod ka või? Ja võib panna küll muidugi. Paneme need, et kus me selle mootori võtsime ja kuidas me selle Mersu ostsime, kuidas me jääraal käisime sellega ja ega tegelikult pärast jäärada oligi see ju jäi seisma. Pärast jäärada teda, jah, siis saigi mootor maha võetud siit. Yeah. Sest et ta mingit ju enam ei käinud. Just. Ma ei tea, mis tal juhtus. Siin, seal, natuke eemal suri ära ja... Ja oli kõik. Sai veeretud siia. Sa tõmbasid vist veel. Ja ma tõmbasin aga see pill sai aru, vaata, et hakkab mootori maha võtmine vihta, et ei tahtnud enam edasi käia. Ja siis oligi kõik, Sai ta veel siit, vist pain etanoli tal lõpuks sisse või? Sõits täpselt garaaž sisse ära, suri välja. Kõik rohkem käima ei pandki, ei proovinud isegi. Ja nii ta sinna jäi, jah. Nojah, okei, paneme siis, vaatame kaua me välja jõuame, et ega siin väga palju enam vist ei paistega olevat teha. Ja. Kas tähtis moment on saabunud? Veel ei ole. No ma vaatan, et sa võtad juba intake'i pealt teipe maha ja neid tutsakaid siit välja või? Need tuleb siit välja saada, jah. Mis läheb paremini käima, kui... Kas see on ühendatud kuhugi? Ma ei tea. Aga leidsid siis kõik vajalikud asjad tegelikult siis peaaegu sealt karbi seest, mis meil oli olemas juba või? Jah. Eelmisest korrast. Need 2 kuradi pancho-põlti olid olemas tegelikult, jah. No vot, ikka tasub vaadata karpide sisse. Aga mida ei olnud, oli see kütse toru panin siia. Las mõtle, mis siin veel on. Kus kohast? See siit, siia. Okei, ja. Seda vist ei lähe meil vaja. Siia ei tohiks siia tuleks panna võiks toru veel. See läheb nii-öelda paaki tagasi vool. Ahah, ehk siis meie paak on siin laua peal, nagu ma aru saan, jah? Siia. Sellesse on tagasi vool siis. Saame õigesti aru. Sealt on peale vool ja sinna on tagasi vool. No aga nagu õige paagiga ikka on ju. Ega tuleb samast kohast ikkagi lõpuks. Jah, ikka. No vot. No aga paneme siis kõik asjad valmis ja siis tuleb see meie kanali vist, ma arvan, kõige oodatame hetk, mida meie... Ei tea, kas õõkküünlaid läheb kohe, täna on suht külm. Kurat, ma ei tea, no ikka üle 10. Ma loodan, et ei lähe. No vast ikka läheb ilma käima. Et mis siin on siis nüüd ise peaks olema, see pidi self-priming system olema. Ahah, et lihtsalt ketrad ja... Vaatame üle, et kütusfilter oleks ilusti kütsi täis ja siia paneme midagi ka otsa ja siis ta võiks nagu mingit käima minna. Ilmselt peab siin natuke ikkagi käima, jah. Nojah, pump on ka värske ja kõik on värske tegelikult. Ja. Ega me ei tea 100%, kas timing ka kõik asjad paigas on. Teame jah, sa oled 100% veendunud. 100% veendunud, see sai ju pandud siit paika ilusti see kuradi... Selle 2 YouTube õpetuse järgi sa oled 100% veendunud. Yeah. Okei, väga hea, super. Kuule, aga siis tohiks probleeme tulla ja ega koogime siis need siit välja ja tuleb siis meie kanali kõige legendaarsem hetk. Peaks tegema mingisuguse rämeda selle clickbait thumbnaili ka siia videole. Vaatame, mis must lont on üleval. Jah.
mingi Photoshopid seda Mersu juba driftima seda thumbnaili peale. Ja siis tegelikult on see, no nii esimene samm. Nagu õiged YouTuberid ikka räme clickbait thumbnail peab olema. Ja siis peab olema mingi kindlasti karjuv nägu, vaata mingisugune, oh no, mis nüüd juhtus. Mingi mootor jooksis kokku või mingi, ma ei tea, politsei tuli viis ära, mingi holy shit, kõik on katki ja ma ei tea, mis iganes. Et jah, okei, kuule, aga siis varsti näeme. Kohtume mõne hetke pärast. Mehel on nägu naerul juba. Vaataks, mikker on sees või? On. Aga jah, vaata, mis saab või? Oota, ei, pluss ei ole lühendatud ju. Pane nüüd pluss ka külge. See oli juba süda lõina või? No nii, mis saab? Maist ja mis kehv. Aku on natuke tühi vist. Tisla vaata on nii kuredi tihe. Tisa tahab ikka head seda vunki saada. No need on tulikuumad juba. Mõtlesin, see oli kehva nagu. Arvatud seal roostes kollektori küljes on hea või? Äkki on. Küll üldse. Rooste kiht on nii karm. No nüüd leidsime kõva. Ei ole hea ikka või? Ei ole hea. Siukse pöördega ei tõmba sa kindlasti käima. Saad kütsiga peale puhuma. Rookie mistake, et aku laadimata või? Nii sikse käima tõmmatud sellega vahepeal. Karl riigib siia kiiresti paremad ühendused starteri külge. Need ei olnud väga head, jah. Tuli siin väike kaarleek juba meil, et ei ole just kõige optimaalsem. Aga mis päästma tuleb, on siis Lux ja Taani juhtmestik või? Lux ja Taani massijuhe, jah? Jah, et see ikka aitab adast välja. Paneme siia korralikult starteril kinni ja ma arvan, et siis võiks väga hea olla või? Ma ei tea, kas massil äkki on ka midagi võtta meil või? No kui oleks, siis oleks vist ideaalne. Aga muidu juba pöörleb, noh, ega midagi starter töötab vähemalt, nii palju me teame. Pool võitu starter töötab. Just, kütus hakkas ka kergelt liikuma juba siin paari pöördega ja no ütleme nii, et paremad kui see sittühendus, ma arvan millegi pärast. Arvad või? Ma arvan küll, jah. Ega me võime massi mitmesse punkti ka panna nagu see klemmi pealt. Katse 66. Oluliselt palju pavam. Stopp korra. Kärsa haisu tuleb. No mitte siit. Proovime massipunkti vahetada või? Ta võid korralikud ühendused teha, siin ei saa ikka. Ei saa ikka üle perse teha asju, on ju. Nagu me õpime juba mitmekordselt, et üle perse ei saa asju teha. Tea küll. 170 kord, noh. Teine tera. Hoopis teine värk. Mis läheb paljuks või? Kütsi pole või? Kütsi on. Kütsi on ilusti. Vaja ära praimida või? No ta ise praimib ennast. Okei, et lihtsalt natuke starteri puhkust ja uus katse. Jah. Väsib ära veits juba aku. Õhku tuleb ka veel pumbast. No juba paremad hääled on veits. Juba veits paremad hääled. Musta tossu ei tule või? Või valget või? Ei tule üldse. Aku väsib ära. Raisk. Kuradi kurat, noh. Juba oli hea, noh. Oli või? No juba pöörete vahemik oli hoopis parem, noh. We live to try another day või? No, tunnen diisli lõhna või? Tundub, et läheb aku laadima ja proovime uuesti või? Õnneks on kõik ilusti tehtud nüüd. See aku on kutu. See aku on kahjuks kutu. Oi, rais. Ei saa seda OM-i häält kuulda, noh. No ei saa, Karl. Tee, mis sa tahad, noh. Me oleme väga lähedal juba. Homme paneme laadima akud ja. Ei, mis homme? No ega seda aku laadimist vist kiirendada ei saa, noh. Võtame A4 pealt aku. A4 pealt voolu anda. Parem, kui võtad kohe ja saab aku klemmi külge panna, sest nagu näha, et see voolu andmine pole just parim, mida me juba proovisime siin. Kurit peab minema. Raibe. Ja katse number 3. Lavale astub Karl. Seekord laetud akudega. Seekord vist on laetud, jah. No nii. Et sa juba ühendasid uuesti ära vist, sa jõudsid enne mind natukene. Ja, ma ühendasin uuesti. Stardinupp on puudu ainult. See spetsiaalne tööriist käivitamiseks. Ma ei teagi, kus mul hea positsioon filmis on siin. Ma ei tea. Maru kehva. Tossu peaks siit poolt tulema. Ega siin midagi, jah. Ega siin midagi ei olegi, kui ainult nüüd käivitada. Kuule, see aku positsioon ei ole siin üldse hea. Ei ole, jah. See paneb siit kohe nahvi. No siis saab kõrvale panna. Nii. Külm käivitus. No nagu tuba on juba diisli haisu täis, aga nagu ei taha nagu minna. Küll ta läheb. Ahah. Vaata, starterid maha ei kärsata, kurat. See on jälle jama, noh. Siin tegelikult ma olen lugenud, et päris palju peab käima tegelikult. Et selleks, et saaks õhu välja ja kõik asjad tööle nagu. Ja, suitseb küll juba maru hästi, noh. Küll ta kohe läheb. Kohe.
no ikka korralik külmkäivitus on, ikka korralik. Täna on nii külm ka, oleks pidanud õõgküünlaid andma vist. No, oleks küll vist jah. Siin on jah, käima vägistamine on see, ma ütleks, diisli kohta. Kurat, mingi jama ikka on. Säde on puudu või? Jah. Kontrollin need süüteküünad üle. Vaata, äkki küünlad märjad juba. Valge suits viitab sellele, et kütust on. Kütust on, aga millegipärast see kütus ei plahvata. Külm on. Nii külm ka nüüd ei ole või on või? Ma ei tea. 10 kraadi või mingi 11-12 on või? Võiks juba piisavalt soe olla küll tegelikult, jah. Ega siin peab paha laskma johtuda selle. Kurat, vist peab see õõgküünla süsteemi kuradi tööle panema. Ja ikka kuum on ma silindrisse, jah? Mulle tundub sedasi. Sest mõju ta ikka käivitus meil päris hästi. No teil poole pöörde pill oli. Yeah. Nojah, proovime. Tahtuda natuke. Katse 576 tegime väikese hotwiringu siin siis, et kuidas saada eilsüti küünlad käima. Tuli välja, et see on üle mingi gunbussi see relee, et vanema tüübi relee ostma. Jaa, et seda originaalreleed me ei saanud kasutada. Aga ma ei tea, ega ta peaks olema otse 12 peale. No tavaliselt õõgküünlad on otse 12 peale, ma ei tea, vaata. Nagu väga midagi muud olla ei saa. Türa, kus mu starter on? Oh, võti kadunud. Võti kadunud, jah. Hoopis teine asi, jah. Veits oli ikka sooja vaja. Oota. Juhe on seal vahel. No käib. Jumal ilusti reis. Nagu nalja, kurat. Oho. Wide open throttle ei meeldinud. Ei meeldinud, jah. No aga video on vähemalt lõpetatud nüüd. Kuidas tuju on, Karl? Käib raisk. Kurat, kõik kohad on diislaisu täis raisk. Ise haisen ka nagu diisel nüüd. Ei, äge värk, noh. Rõve hääl tuli sisse. Hakkas tiksuma kuidagi või? Mingi klapp lööb läbi. Lasid selle wide openiga praegu laiali või? Vist küll, jah. Mingi klapp sai sain vist kuskil natukene haiget praegu tõesti. Ei tea. Viska öelda. See oli haiget häält tegi asi, noh. Haige loom, noh. Kui see pöördesse läks, siis oli küll päris karm, noh. Kuule, aga ma ei tea, siis võib Mersu video kokku tõmmata või? Ma arvan küll, jah. Et OM käib ja noh, nüüd on vaja korra üle vaadata, et mis siin see klapp tiksub siis. Nii palju siis sellest. Aga mis ikka, näeme järgmine kord.